Et Holistika Instituut on nõukoja liige olnud aastast 2016. Aga me oleme õpetanud välja terapeute ja andnud nendele siis tolleaegse kutsekoja kutsetunnistusi aastast 2014. Aga siis intuitsiooni inimene, nagu ma olen, siis intuitsioon kuidagi koputas sellise mõttega, et instituut võiks ju olla ka just nimelt nõukoja liige, kui ka üks selle holistilise valdkonna üks suuremaid esindajaid, et meil on alati olnud palju õppijaid. Muidu esindas seda meie suunda või eriala holistilise regressiooniteraapia selts. Nii et meil on tegelikult 2 organisatsiooni, kes on TAM nõukoja liikmed. Aga siis tundus kuidagi väga tark tegu olevat, et on terapeutide selts, et nemad on nõukoja liikmed ja siis Holistika Instituut kui siis koolitaja. Et me siis oleme nüüd mõlemad olnud need liikmed sellest peale. Mulle kui koolijuhile on see andnud märksa laiema perspektiivi ja ka ütleks, et sellise toreda koostöö ja parema seljataguse, et Holistika Instituut ei ole selles täiendmeditsiini valdkonnas selline üksiktegija, vaid et me liigume edasi koos. Nii et see meie ühine kutsestandard, mis tol ajal oli aastast siis 2013, et see oli juba selline hea koostöö erinevate erialade vahel ja instituudi liitumine siis sellega pani meid siis ka otseselt selle koostöö sisse. Nii et see on olnud hästi selline toetav ja avardav, et ma olen eluaeg olnud selline süveneja pigem ja et ma olen alati tahtnud aru saada, et kuidas maailm toimib, kuidas universum toimib, kuidas elu üldse toimib. Mis sa teada oled saanud? No, seda saab teada õppides Holistika Instituudis, et selle alusel olen ma loonud need õppekavad, mille järgi instituudis õpitakse. Et süvitsi mine ja et see liitumine TAM nõukojaga andis selle teise dimensiooni sinna juurde, et mitte ainult süvitsi minna, vaid ka vaadata neid täiesti reaalseid seoseid, mis meil on teiste samasuguste tegijatega. Nii et see on olnud väga tore, toetav ja nii, et siis, kui see nõukoda lõi ka oma kutsekoja, siis aasta 2020, kus oli meil see kriitiline hetk, et kuna kutsekoda enam meie kutsetunnistusi ja välja ei andnud, et siis mis me siis teeme, kas olla või mitte olla. Ja siis otsustasime olla ja mind väga paelus selle uue süsteemi loomine. Täiesti uue oma süsteemi loomine, et luua korda selles täiend- ja alternatiivmeditsiini maailmas. Kui palju siis teie hinnangul on neid Eestis neid tegijaid ja ka veel mingeid väikeseid koole ja mis võiksid liituda TAM nõukojaga? No ma isegi ei oska öelda, kui palju koole. Et me oleme nüüd nende aastate jooksul püüdnud ka kaardistada ja pigem nende erinevate erialade mõttes, sest Eestis on ütelda erinevaid koolkondi, kus tehakse ühte seda sama asja, ühte seda sama sorti teraapiat. Näiteks on refleksioloogia koolkonnad, aroomteraapia koolkonnad,
siis mõtlen, et mis meil siis veel homöopaatia koolkonnad erinevad, et konstellatsioon näiteks hästi levinud on ju, läheb sinna alla. Just, jah. Et põhimõtteliselt kõik nemad võiksid liituda TAM-nõukojaga, et seista selle eest, et ei uduta, keegi ei ole põrandal, vaid oled nähtav, oled usaldusväärsus ja mõlemalt poolt, nii tarbijale kui ka siis inimesele. Täpselt nii. Ja meil on üks konstellatsioonikool ka. Eesotsas Kalmergasega, et nemad on juba meie liikmed, nii et meil on hiljem ühinenud liikmeid ka. Et eks nendes täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas on sellist ka omavahelist konkurentsi, nii nagu Eestimaal ikka see kipub olema ja eks see ole keeruline ju, et kui ühel erialal on erinevad tegijad, kellel on erinev koolitus, et siis kuidas neid saada ühe mütsi alla. Et see on jälle omaette üks ülesanne, mida me ju teeme siiamaani. Ja kõigi erialade puhul ei ole see ju ka õnnestunud. Aga mis on hästi tähtis minu arvates, et TAM-nõukotta kuulub päris palju koole ja see, et nendest koolidest väljuvad spetsialistid, kes on saanud väga hea ettevalmistuse. Nii et ma ütleks, et see TAM-nõukoda ja sinna kuulumine ja kutsestandardi omamine, et see on omaette kvaliteedi märk, millega võib sellel täiendmeditsiini turul olla. Holistika Instituut minu meelest on igale eestlasele teada ja seda, et kui sinna tulla, siis esimene aasta pühendutakse endale. Miks? No seda sa ütlesid küll väga ilusasti, et Holistika Instituut on igale eestlasele teada. No tegelikult igale ei ole. Siis räägime. Aga väga paljudele nendele, keda huvitab eneseareng üldse või siis ka selline, ütleks siis alternatiivse maailmapildiga inimestele on tuttav küll. Ja siin on üks oluline põhjus, et Holistika Instituut on nüüd, saab kohe varsti 28 aastat vanaks. Loodud küll Taanis, Kopenhaagenis, minu enda poolt. Mu elus on selline pikk 11 aastat pikk periood, kus ma elasingi Taanis. Aga aastast 2006 siis oli mulle selge, et Eestis vajatakse mind ja seda nii seda enesearenguõpet kui terapeudiõpet rohkem kui Taanis. Nii et ma terve hulga aastaid sõitsin siis Eesti ja Taani vahet. Nii et 2006 oli siis see, kus instituut maandus ja registreerus siis Eestisse ja nüüd on 2026, nii et 20 aastat on päris selline soliidne aeg ja nende 20 aasta jooksul siin Eestis tegutsedes meie sellest esimesest aastast, enesearengu aastast on läbi käinud peaaegu 1600 inimest. Nii et ega see ka väga vale pole, et nagu seda tuntust nüüd nende aastatega ikkagi on. Kuigi me ei ole ennast niimoodi selles suures meedias reklaaminud. Juba ette mõeldes selle peale, et need inimesed, kes meiega haakuvad või resoneeruvad, et nad niikuinii leiavad meid üles.
ja noh, ma arvan, et sa ise võid ka seda kinnitada, et Eestimaal see suust suhu on parim reklaam. Jaa, absoluutselt. Mis võib olla. Marina, kas teile ei tundu, et kuidagi see sõnavara või sõnadega kaasas käiv maine on see, mis jääb kuidagi praegu jalgu, et see sama alternatiiv, ta enam on minu meelest muutunud üha rohkem nagu uueks normaalsuseks? No jah, mina ise mõtlen, et ma panin seda tähele, et ma täna ise olen siin seda alternatiivi sõna mitu korda kasutanud, kuigi igapäevases elus ma ütlen rohkem täiendmeditsiin kui alternatiivne. Aga selge on see, et sellel suurel ka maailmapildi maastikul inimesed ei ole ju ühesugused ja seal selle kohta ma ei ütleks, et me oleme täiendavad. Ma arvan, et me oleme üks võimalikest valikutest või võimalustest on ju. Ja. Kui siis nüüd keegi tunneb kutset tulla Holistika Instituuti ja tuleb sinna üleni sisse, siis mis temast saab? Mis te seal teete? No, Holistika Instituut, nii nagu sa ise juba ütlesid, et esimene aasta kõigi jaoks on enesearengu aasta, mille nimi on holistiline treening. Ja siis pärast seda on võimalik minna veel 2 suunas, et on võimalik õppida terapeudiks, on siis holistilise regressiooni terapeut, nii et peale esimest aastat veel 3,5 aastat õppimist, nii et see on ikka päris soliidselt pikk õpe. Või siis nendele uudishimulikele, kes tahavad veel laiemat maailmapilti, et on siis holistiline treening number 2, teine aste, mis ongi nii mulle kui instituudile kõige uuem koolitus alles äsja valmis saanud. Aga siis holistiline treening, et enesearengu koolitus ja kuidas inimene siis ennast arendab. Minu arusaamine on see, et kui inimene elus kedagi või midagi otsib ja meie juurde tulevad otsijad, need, kes elus üldiselt päris hästi hakkama saavad, aga tunnevad, et midagi oleks nagu puudu. Ja see, mis inimestel siis tavaliselt puudu on, kes on need otsijad, kes proovivad ühte, teist ja kolmandat, mõnikord ka eks ole, vahetada kodu, vahetada tööd, vahetada partnerit, aga et põhimõtteliselt inimesed otsivad iseennast taga. Ja Holistika Instituut ja holistiline treening on just nimelt see võimalus, kuidas iseendaga paremini tuttavaks saada. Ja mida see holistiline tähendab? Holistiline kui terviklik või siis tervikut haarav. Et kui me vaatame inimest, siis inimesel on keha, tal on meel, ehk siis tema mõtted ja tema emotsioonid, aga hing on ka. No mina ise olen oma akadeemiliselt hariduselt kliiniline psühholoog, aga ega siis õpingute käigus ju keegi ei räägi hingest ja sellest psühholoogia maailmast ongi hing olnud väljas päris tükk aega. Kuigi viimasel ajal on ka neid, Carl Jung on ammu surnud juba 60. aastatest, aga ka hiljem on nendes psühholoogia valdkonnas on neid psühholooge, kellel on olnud soovi hinge rehabiliteerida inimeste jaoks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et
et kui ma küsin sinu käest, et kas sul on hing? Mul on vaim ka lisaks hingele. Ja. Et ma olen küsinud ka suurelt auditooriumilt, et kas sul on hing? No ma ei ole küll kohanud mitte kedagi, kes ütleb, et tal ei ole, aga teaduse jaoks ja akadeemilise psühholoogia jaoks hinge nagu ei ole olemas. Nii et ma ütleks, et üks Holistika Instituudi missioone on, et anda hing inimestele tagasi. Või mõista selle olemust, on ju, mis seal hinges on, mis mälud seal on, mis potentsiaalid seal on. Just nimelt. Nii et see on nüüd üks osa, mis eristab muid enesearengu koolitusi nüüd sellest holistilisest treeningust ja no, muidugi loomulikult ka meie teraapiaõppest. Et meie inimeste jaoks hing on olemas ja hingega on võimalik ju ka teadlikult suhelda, nii et hinge integreerida oma igapäevasesse ellu. Et seda ma võin küll öelda, et ma olen selle koolkonna looja, õppekavade looja. Et kui nüüd mõelda, et inimestel on ju mitmed erinevad andekused ja et mul on see süsteemne mõtlemine ja nii nagu ma siin varemgi juba ütlesin, et mulle meeldib see süvitsi minek, et ega siis ei hinge ega vaimuga suhtlemine ei tule lihtsalt niisama, et inimene peab iseenda sisse vaatama. Nii et kui osa inimesest on see, mis vahendab meid suhestab välismaailmaga, siis selleks, et hingega ühendust saada ja selle vaimuga või suure vaimuga paremat kontakti saada, et peab inimene õppima enda sisse vaatama. Ja seda just nimelt seal holistilises treeningus tehaksegi. Seda õpitakse enda sisse vaatama, et sel moel endaga tuttavaks saada. Ja see on märksa avaram tuttavaks saamine kui puhtalt ego tasandil endaga tutvumine. Aga selle koolituse käigus, nii nagu ma ütlen, et tehakse ka järeleaitamistunde, et see ego saaks ka terviklikuks ja küpseks, sest et ego on meil igapäevases elus väga vaja. Ja hea oleks, kui see ego oleks selline tasakaalus ja küps. Inimesel on 3 intuitsiooni. Kõhutunne, südametarkus ja siis on see ka kolmanda silma tarkus. Ja sellise suure loomingu puhul tuleb neid kõike kasutada. Ja see on üks väga nauditav protsess minu jaoks. Nii et seda õppematerjali on, ma ei ole küll lehekülgi kokku löönud, aga seda on palju. Ja. Kui inimene tuleb nüüd sinna Holistika Instituuti, teeb selle 1 aasta ära, ta ilmselt muutub võib-olla isegi teistsuguseks inimeseks. Ta on otsuse lävel, kas minna edasi ja õppida inimesi aitama, sest ilmselt on selle 1 aastaga saanud ise terviklikumaks. Ja kui keegi tunneb kutset, sest tegelikult inimestega niimoodi päriselt puhtalt tegeleda, tegelikult see ei ole igaühe jaoks. Ei ole. Et kuidas see nii-öelda destilleeritus on sealt allapoole nüüd süvitsi minemine? No inimesed, kes on selle 1. aasta läbi teinud, on ju iseendaga paremini tuttavaks saanud. Ja nad ise tunnevad väga hästi ära ka, et kas nüüd see on see minu tee, hakata inimesi sel moel aitama. Seda, mis see holistiline regressiooniteraapia on, et sellega saavad kõik meie õpilased tuttavaks juba enne instituudi astumist. Et see on meil olnud alati reegel, et tuleb läbi teha 4
3-tunnist teraapiaseanssi nimega holistiline nelik, enne kui üldse instituuti saab astuda. Nii et see on üks selline oluline, ütleks isegi nagu test inimestele endile, et kas sel moel iseenda uurimine üldse põhimõtteliselt sobib või mitte. Sest ka nende teraapiaseansside puhul peab inimene vaatama iseenda sisse. Nii et teraapiaseanssides osa teraapia ajast inimesed ju pikutavad kussetil, panevad silmad kinni ja uurivad terapeudi abiga siis omaenda sisemaailma. Kõigile inimestele see ei sobi. Ja sel juhul ongi ju väga lihtne seda valikut teha. Ja kuna õppeaja sees on ka veel teraapiaseansse, siis on tervelt 14 kuud aega, et mõelda, et kas seda sorti töö, mida terapeut teeb, mida siis lõpetaja juba 8 seansi jagu on ära kogenud, et kas see sobib, huvitab, ei huvita. Nii et see on üks väga hea valikukriteerium ja teine oluline asi on, et kõik meie koolitajad alati peavad vestlusi nendega. Nii alguses, kui inimene instituuti tuleb, kui ka enne seda, kui terapeudi koolitus algab. Et ikka oleks päriselt selge, et õiged inimesed satuksid õigesse kohta, sest see on ju väga ajamahukas ja üsna kulukas ettevõtmine, sest inimesed ju ise maksavad oma koolituste eest. Ja siis, et see on mõlemapoolselt on oluline nii inimestele kui ka instituudi jaoks, et oleksid õiged inimesed õigel kohal. Nii et me teeme päris palju tööd selle nimel, et see niimoodi oleks.